Kohanduva kujunduse eesmärk on, et meie loodav veebileht näeks hea välja igas suuruses ekraanidel ja erinevatel seadmetel. Vaateva kasutuselevõtuks peame dokumendi päisesse lisama ühe meta-elemendi nimega viewport ehk vaateala. Meta name võrdub jutumärgid viewport ja sellele ka atribuudi content. Content võrdub jutumärgid width ehk laius, mis on meie loodava veebilehe laius või kui laialt me tahame, et teda kuvataks. Ja me tahame, et teda kuvatakse enamasti nii laialt, kui lai on selle seadme laius, millega seda vaadatakse. Ehk siis device width. Lisaks peame määrama ära ka meie veebilehe suurendusastme ehk siis sellise zoom leveli. Initial scale võrdub 1.0. Miks me peame määrama ka suurendusastme, on eelkõige üks põhjus on see, kui meie veebilehte vaadatakse näiteks mobiiltelefonist ja siis vahepeal keeratakse mobiiltelefoni kas külje peale või jällegi püsti. Laius on meie seadme laius ja kui me soovime, me saame tegelikult määrata siia ka kindla numbrilise väärtuse. Kui me teame, et meie veebileht peab olema kindlasti mingi teatud laiusega. Enamasti aga on see element kirjas täpselt sellisel kujul. Pärast vaatava kasutuselevõttu saame kasutada mõõtühikuid, mille abil muuta elementide paigutust ja suurust vastavalt seadme ekraani laiusele. Näiteks lisan siia ühe pildi, mille puhul ma soovin, et ta oleks alati 50% ekraani laiusest. Seega lisan pildi img source, ta asub aadressil pildid, kaldkriips, banaanid.jpg, alternatiivi tekst on banaanid ja stiil võrdub jutumärgid ja width ehk laius on temal 50 VV-d ja VV tähendab viewport width ehk siis varasemalt määratud width on meil seadme laius ja selle pildi laius on 50% seadme laiusest. Sulgen selle pildi elemendi, salvestan, uuendan veebilehte ja banaanide pilt on meil täpselt 50% ekraani laiusest, brauseri laiusest. Kui ma nüüd venitaks brauserit laiemaks, siis muutuks ka pilt suuremaks. Ja mille poolest see on hea, sest kui me ei määraks seda pildi laiust, siis näiteks meil oleks ta hetkel tohutu suur ja kui keegi vaataks seda näiteks veel mobiiltelefonist, siis mobiiltelefoni peal oleks ta täiesti teisel kujul. Ehk me tahame, et oleks alati 50% ekraani laiusest. Lisaks pildile saame neid samu mõõtühikuid kasutada ka muude elementide puhul. Näiteks lisan ka siia ühe tekstilõigu, paragraph style võrdub font size ja 4 viewport width. Ehk siis 4 fondi suurus on alati 4% ekraani laiusest. Ja lisan siia ka teksti. Salvestan, uuendan ja nüüd on selle teksti suurus alati 4% ekraani laiusest. Teen ekraani natukene suuremaks ja me näeme, suuremaks muutub ka tekst. Teen brauserakna väiksemaks ja ka tekst muutub väiksemaks.